tere! Täna me teeme loengu pisut teistmoodi. Tavaliselt me jätkame iga loenguga sealt või umbes sealt, kus me eelmine kord pooleli jäime ja niisugust teatud kindlat kava mööda liigume. Aga ma olen mõned korrad varem teinud nõnda, et kui ma olen sattunud Lähis-Itta uitama, siis ma pean ühe loengu lihtsalt selle äsja toimunud reisi teemal. Ükskõik, kas see siis läheb meie programmi mööda või mitte. Ja täna ma teeksin ka niisuguse erandi, sest ma tulin just äsja 2-nädalaselt reisilt Ida-Türki. Tõsi, me jõuame minu rehkenduse kohaselt peaksime jõudma järgmisel aastal Türgi käsitlemise juurde, aga ma kardan, et aasta pärast on mul need värsked muljed juba meelest ära läinud ja sellepärast ma püüan nüüd kohe pärast reisi ühe loengu raames rääkida nendest reisil nähtud, reisil kogetud, reisil puudutatud, reisil maitstud, etc. muljetest. Niisiis reis Ida-Türki. Vähemalt selle tänase jutu aluseks ei ole mitte virtuaalsed kogemused, vaid päris reaalsed kogemused. Käisime mõlemad, mina ja mu noorem poeg Joosep, käisime reisifirma Albioni poolt organiseeritud reisil Ida-Türki. See oli minu hinnangul väga õnnestunud reis, eelkõige muidugi tänu Eesti-poolsele giidile Hillele ja Türgi-poolsele giidile Ibrahimile. Ehk nagu meie kandis öeldakse, Abraham. See on moslemite vaste, Ibrahim on moslemite vaste kristlaste ja juutide Abrahamile. Ja see reis õnnestus muidugi ka tänu sellele, et seal kandis, kus me liikusime, seal on lihtsalt hästi palju vaadata, hästi palju näha, hästi palju kogeda, seal on selle maa rikkused, nii geograafilised rikkused kui ajaloolised rikkused ja muidugi tänu religiooniloolistele rikkustele, mis mind kõige rohkem seal huvitasid. Kuigi kõik need muud asjad ka olid hästi põnevad ja silmaringi oluliselt avardavad. Nii, kõigepealt siis juhatuseks tutvustan seda marsruuti, mida pidi me käisime. Nii, Türgi kaart. Alustasime siit Istanbulist, lendasime lennukiga ja siin selle kaarti peal ei olegi seda linna. Siin umbes selle koha peal peaks olema linn nimega Kars. Ja siis me liikumisime siit alla Vanni järve juurde ja siis paralleelselt Tauruse mägedega, mõne koha peal Tauruse mägedele, täpsemalt Antitaurusele sisse pöörates, aga siia ka alla tulles, alt liikudes siit niimoodi lõpetasime Gaziantepi linnas ja siis jällegi lennukiga tagasi Istanbuli. Mul on tegelikult üks parem kaart ka veel olemas. Sellest tervest Türgist. Kars on siin Armeenia piiri lähedal, siit täpsema kaarti pealt siia, siis Vanni linna, mis on, nagu nimigi ütleb, Vanni järve, peaaegu järve kaldal. Siit edasi mööda, siit Piki kallast edasi, korra käisime ära ka Ahtamari saare peal, millest ma natukene mõni hetk hiljem räägin. Edasi me reisisime niimoodi, siksakkidega siia ja sinna sisse põigates Diyarbakiri linna. Diyarbakir on vana nimega Amida. Amida, üsna vana linn. Kunagi oli ta oluline armeenlaste linn, praegu on ta
ütleme mitteametlikult kurdide linn, seal on väga suur hulk kurde. Ja siit me liikusime alla lõuna poole Midyat, kunagi olnud Süüria kristlaste, vähemalt Türgi aladel Süüria kristlaste pealinn, sellest natuke hiljem lähemalt käisime ja olime Mardinis, mis on ka kunagi olnud vägagi süürialik linn. Siit edasi Adiamanist linna, mille nimi on tänapäeval Şanlıurfa. Seda on üsna raske eeldada eestlasel korrektselt, aga ta kuidagi niimoodi peaks kõlama. See on, türklased ise kutsuvad teda ka Urfaks. Ilmselt see türgikeelne nimi on neilegi mitte väga kerge hääldada. Ja tegelikult, kes ajalugu teab, siis selle nimi on kunagi olnud Edessa ja Edessa ka on kunagi olnud oluline süürlaste linn ja me lõpetasime oma reisi Gaziantepis siin ja siit lennukiga tagasi Istanbuli ja Istanbulist muidugi tagasi Tallinnasse. Ma siin loetlen ka, aga ma ei loetle siin kõiki, ma ei jõua kõiki, see tuleks mitu lehekülge, kui kõik need kohad üles nimetada, kus me käisime. Ma unustasin kaarti peal näitamata, me külastasime ka Eesti küla, aga sellest, mis Eesti külast järgi on jäänud. Aga sellest ma räägin loengu lõpus paari sõnaga lähemalt sellest Eesti külast, mis veel seal on. Kogu seda piirkonda või suuremat osa sellest piirkonnast võiks nimetada ka Ülem-Mesopotaamiaks, sest suur osa sellest reisist, hakkasime siit pihta, aga suurem osa oli tegelikult kahe jõe vaheline maa. Tigrise ja Eufrati vaheline maa, nende ülemjooks, Ülem-Mesopotaamia on muidugi suurem kui see Türgi osa, aga vähemalt enamus aega me veetsime Ülem-Mesopotaamia Türgi osast. Sealkandis, kus me liikusime, seal on läbi aastatuhandet olnud palju erinevaid tsivilisatsioone ja seetõttu võiks ka, ma ei tea, kas seda kartograafiliselt saab, vist ei saa väga hästi, aga peab olema 3-mõõtmeline kaart, kus see 3. mõõde oleks siis aeg, erinevad tsivilisatsioonide kihid. See on väga paljude erinevate tsivilisatsioonide kihtidega seal ja Eestis saaks ka Eesti kaarti, saaks ka ju kujutada erinevate tsivilisatsioonidega, see on suhteliselt hõre nende kihtide poolest, aga sellel Ülem-Mesopotaamia ja sellisel vanadel Armeenia aladel neid kihte on seal väga palju. Ma ei jõua siin ka kõiki neid kihte läbi vaadata, aga vähemalt mõningaid neid kihte. Selles piirkonnas, seda piirkonda iseloomustab veel see, et seal elab väga palju kurde ja kurdide hulk suureneb, ma oletan vähemalt, et ta suureneb seal kiiremini kui türklaste hulk. Et nad on näiteks seesama see Diyarbakir, see linn, mida ma mainisin, seal on viimaste aastakümnete jooksul kurdide hulk tublisti suurenenud. Nii et see piirkond, mida me külastasime, seda võiks nimetada ka Kurdistaniks, ta on osa Kurdistanist, aga teiselt poolt eriti see idapoolne osa siin, see on vana armeenlaste maa, nii et seda võib nimetada ka Armeeniaks, kuigi see armeenlaste hulk on väga väikeseks jäänud võrreldes sellega, mis seal kunagi oli. Ja veel siin osa sellest Ida-Türgist, siin me kohe näeme seda, vaatan kas jah, selle
selle kaarti peal on isegi ära märgitud väike osa sellest on Tur Abdin. Tur Abdin on vana süürlaste maa. Süürlaste maa, mis on ka kahjuks suuresti muutunud nüüd türklaste ja kurdide maaks, aga seal on siiski need süürlaste, kristlike süürlased, kõik mitte süürlased selles mõttes, et Süüria Araabia Vabariigi kodanikud, vaid süürlased selles mõttes, kes räägivad või kelle kirik kasutab või kelle esivanemad on kasutanud süüria keelt. Süüria keelt, mis seda vana araami keele ühte dialekti, sellest me oleme vist mitu korda juba loengutel rääkinud sellest süüria keelest. Nii, nüüd üks võimalus oma reisimuljeid kirjeldada on alustada algusest peale ja siis niimoodi selle marsruudi põhiselt rääkida, et olime seal ja mida me seal nägime, siis järgmisse kohta minna, mida me seal nägime ja siis kolmandasse kohta, mida me üllatuslikult seal nägime, etc. Aga kuna see on niisugune kihiline värk, siis ma püüan seda asja natuke teisiti vaadata, püüan kogu seda piirkonda vaadata niisuguse religiooniloolise või usundiloolise muuseumina. Muidugi muuseumis on oht see, et seal tänapäeva jõudes, kus on ka süürlased ja armeenlased veel ja teisigi, et ma hakkan neid kogukondi objektideks muutma, nad on tegelikult inimestest koosnevad, nad ei mahu päriselt ikkagi muuseumi raamesse, aga see muuseumi mudel, ma arvan, teiselt poolt aitab natukene kirjeldada neid religioosseid olukordi, mis seal on. Nii et ma ei tee tänase loengu jooksul ei esita asju mitte marsruudipõhiselt, vaid ajalist mõõtu mööda, kronoloogiliselt võiks öelda. Ja ma pean juba ette vabandama, et see 2 nädalat ei mahu hästi siia 1,5 tunni sisse. Ja tegelikult võiks isegi rohkem öelda, et need 2 nädalat on liiga vähe selleks, et kõikidest nendest nähtud põnevatest, huvitavatest asjadest head põhjalikku pilti saada. Seal peaks igas kohas peaks mitu kuud elama, et asjasse sisse, võib-olla mõnes linnas isegi terve aasta peaks elama, et seda asja seespoolt näha. Aga nii palju kui võimalik on. Nagu ma lubasin, see on retk religiooniloolises muuseumis ja alustame kõige esimesest, ajaliselt kõige vanemate eksponaatide saalist. Ja see on üsna kaugel. Selle koha nimi on Göbekli tepe. Siin selle kaarti peal te umbes näete, kus kohas ta on. Ta on suhteliselt lõpupoole, selle reisi lõpupoole, mitte alguse poole, aga see meid ei tohiks segada. Göbekli tepe, see on künka otsas Urfa linna lähedal või Edessa linna lähedal, üle Mesopotaamas, künka otsas niisugune arheoloogide poolt välja kaevatud ala. Siin veel kaardi peal täpsemalt Urfa lähedal või Edessa lähedal, kuidas te tahate. Ja seal on niisugune ehitiste kompleks välja kaevatud ja üldiselt hinnanguliselt ta vanuseks on 11 500 aastat. Võib-olla natuke vähem, võib-olla natuke rohkem, aga see on, ümardatud 12 000 aastat. See on erakordselt vana ehitis. See on niisugune esmavaade sellele. Tegelikult see on suhteliselt vana, viimane pilt sellest näitab, et tal on niisugune kate peale juba ehitatud. See on künka tipus. Kohalik rahvas on seda küngast pidanud niisuguseks maagiliseks kultuskohaks. Kohalik rahvas, ma mõtlen,
viimaste sajandite ümbruskonna kurdid ja türklased. Kristlaste kohta ma ei oska seda öelda, aga see puu siin otsas, see peaks olema üks niisugune puu, mille puhul usuti, et kui naised käivad seal palvetamas ja seovad neid linte sinna külge, palvelinte, nagu seda võib mõnes kohas Eestiski näha, viimasel ajal vähemalt, et siis on neil lootust saada endale laps. Ja noh, mõned niisugused isemoodi mõtlejad arvavad, et need on kindlasti seotud omavahel. See vana välja kaevatud ehitis, umbes 12 000 aastat vana ja see praegune maagiline puu seal, aga no mina ei oska selle kohta midagi öelda, igaüks võib ise mõelda. Mis seal on siis olemas? Seal on niisugused umbes 12 000 aasta vanused kivist ringid ehitatud ja nende ringide niisugused megaliitringid ja siin ringide sisse on pandud kivisambad. Kivisambad, mul on vist mõned. Ja see on ülevalt linnulennult, droonilennult või lennukilennult tehtud foto sellest kohast. Näete, siin on niisugused ringid, mõned on suuremad, mõned väiksemad ja siin ringide sees on need kivisteelid või kivisambad. Niimoodi. See on üks võib-olla varem pilt, siin te näete niimoodi nurga alt seda ruumiliselt, need sambad ja ringikujulised. Siin äärealadel on mõningad ka niisugused nelinurksed ehitised ja nende kivisammastega. Mõned õpetlased arvavad, et see nelinurga ehitamine on raskem kui ringi ehitamine, seetõttu see peab olema hilisem ja arenenud, näevad seda arengut. Aga põhimõtteliselt võib ka vastupidist öelda, et ringi joonistamine on palju raskem kui nelinurga, see on, kuidas kellelegi tundub. Proovige niimoodi vaba käega ilusat ringi joonistada, see palju lihtsam on ruutu joonistada. Tuleb ilusam välja. Nii, see on seal Urfa linna muuseumist on üks neid sambaid ära toodud, nagu te näete, selle samba peal on ka reljeefid, reljeefid on raiutud ja see on neoliitikumi ajas, see on igatahes paljusid inimesi üllatunud, et 12 000 aastat tagasi olid sealsed inimesed võimelised niisugusi reljeefe, kunstipäraseid reljeefe tegema. Siin on veel üks näha, seda arvatakse, et see on rebane seal. Rebane ühe samba peal. Seal on mõned sambad, meenutavad, vähemalt annab interpreteerida, et see kujutab inimese niisugune üsna abstraktne kujutamine. Siin on igasuguseid loomi. Mõelge, 12 000 aastat tagasi osati niisuguse asju kivist välja. See oli aeg, kui ei olnud veel vaskegi avastatud, rääkimata rauast. Ja siin veel üks niisugune. Ja praegu on ta niisuguse varikatuse all ja siin saavad turistid teda vaatamas käia. Nii, see Göbekli teppe, see leid seal, see avastus, kogu see kompleks on tekitanud uurijates ka vaidlusi selle kohta, et tavalise, nii palju kui mina arheoloogiat, nii vähe kui ma arheoloogiat tean, tava arusaama kohaselt, ja mida see tähendab, mida see ehitiste kompleks, mis asi see üldse on? Osa arvab, et see on kultuskoht, väga vana 12 000 aasta vanune tempel. Teised ütlevad, et ei, et see ei saa olla, et templite ehitamine eeldab teatud niisuguse suure templikompleksi ehitamine eeldab majandusvõimekust, et näiteks need ehitustöölised, seal pidi sadu töölisi olema, et kogu seda kompleksi rajada. Neid näiteks toiduga varustada, et 12 000 aastat tagasi ei saanud niisugust majandusvõimekust ei olnud, et niisugust suurt hulka ja veel mitte ainult majandusvõimekust, vaid ka organisatoorset võimekust, sest sellise suure asja ehitamiseks on vaja juhte ja kogu seda niisugust administratiivset juhtimissüsteemi neoliitikumis ei saanud niisugust asja olla. Ja
ja nüüd ongi mõned arvavad, et see ei saa olla üldse tempel, niisuguseid templeid ei saanud ehitada, sest majandus ei olnud nii palju. See oli võib-olla kellegi elukoht, võib-olla mingi suguharu elukoht, rahvakoosoleku koht. Teised arvavad, et ei, et tegelikult asjad võivad hoopis vastupidi olla, et see religioosne tegevus, see vajadus ehitada suur tempel, see oli selleks tõukejõuks, mis sundis tegelikult tollast ühiskonda majanduslikult ja organisatoorselt, sotsiaalselt igatpidi arenema. Ühesõnaga, et ühed arvavad, et majandus inspireerib, võimaldab religiooni teket. Teised ütlevad, ei, religioon võimaldab hoopis majanduse ja ühiskonna arengut. Noh, need, kes arvavad, et majanduslik baas on vajalik ühiskondliku religioosse pealisehituse arenguks. Mina olen õppinud seda asja marksismi raames. See on niisugune üsna marksistliku kallakuga asi ja on tänapäeval üsna palju religiooniloolasid, kes tegelikult ilmselt nad ei ole Nõukogude ühiskonna, Nõukogude ülikoolides marksismi õppinud, aga nad näevad seda asja marksistlikult, aga religiooni arengut üldse. Mulle endale meeldib see teine variant, et religioon on see templi ehitamine innustas inimesi paremat põllumajandust arendama, aga see on niisugune minu privaatarvamus, ega kuulajad, vaatajad ei pruugi sellega nõus olla. Selle Urfa lähedal, see Göbekli tepe on Urfa lähedal, aga sealt kandist on ka teisi niisugusi üsna vanu leide leitud. Nüüd, kui me läheme ajas edasi, siis sealkandis, seal ümbruskonnas oli kunagi 9. kuni 6. sajani enne meie ajaarvamist oli olemas Urartu impeerium. Seda tihti iseloomustatakse kui 3 järve impeeriumit. See kollane siin, see ongi, loomulikult ta alguses oli väiksem ja siis ta võim suurenes, ta territoorium suurenes ja pärast jälle tõmbas kokku, aga see on niisugune tema hiilge ajal Urartu kaart, see kollane siin, ja tõepoolest on nagu 3 sealkandi järve impeerium. See on Vanni järv, siin on Sevani järv, mis praegu on Armeenia vabariigi territooriumil ja siis on see Urmia järv, mis on Iraani territooriumil, mis on üsna kahetsusväärses seisus. Vesi kaob ära sealt järvelt. Seal on suur osa juba, aga see on teine teema, et see on nagu 3 järve. Ja kuna me siia Vanni järve äärde sattusime, siis me natuke tutvusime ka seal selle Urartu pärandiga, jälgedega seal kandis. Urartu see usund oli seal polüteistlik, näete, see on see peajumal Haldi, nii vähemalt urartulased on meile temast pildi pärandanud. Urartu keelega on olnud mõningaid probleeme. Seal on osa niisugust hieroglüüfidega kirjas, piltkirjas, aga suur osa tekste on kiilkirjas, see nende kiilkirja märkide süsteem on tegelikult Assüüriast pärit, aga ta on kohandatud ja me käisime niisuguses külas, mille nimi on türgi keeles Çavuştepe Kalesi ja seal on selline mägi, mille peal oli kunagi oluline urartulaste kindlus ja me külastasime seda mäge seal ja aga see külastus ei olnud lihtsalt nende varemete nägemine, vaid see oli ka ühe inimese nägemine. Nimelt
urartu keel oli pikka aega, ei olnud dešifreeritud. Noh, ei olnud muidugi hiiglaslik armee urartu uurijaid, kes sellega tegeles, aga ikkagi kümneid ja kümneid uurijaid olid, kes ei suutnud seda dešifreerida. Kuni üks kohalik noormees, kellel oli paremal juhul algharidus, põhiharidus võib öelda, kes sündis 1940 ja 60 aastatel pärast Türgi kaitseväeteenistuse tegemist, läks ta sinna arheoloogilisele platsile, kus need väljakaevamised toimusid, läks ta valvuriks, aga tal oli hästi intensiivne sisemine soov keeltega tegeleda. Ilmselt on tal ka väga head võimed. Ühesõnaga, ta kogus kokku kõikvõimalikke raamatuid selle urartu tekstide kohta ja väidetavalt ta rändas ringi ka ümbruskonna riikides, Iraagis, Iraanis, Armeenia, NSV-s, salaja seal illegaalselt ja kogus keelelist materjali ja võrdles neid märke, kuni ta lõpuks teatas maailmale, et ta on ära dešifreerinud selle kirja. Loomulikult ülikoolides naerdi välja, et valvur, kes on paremal juhul 5 talve koolis käinud, meiegi professorid ei saa seda ära dešifreeritud, aga siis ta näitas ja avaldas ja aeg-ajalt akadeemilised kõrgused olid sunnitud oma arvamust muutma. Ja nii ongi, nii peetaksegi teda urartu keele dešifreerijaks. Ta nimi on Mehmet Kušman ja lõpuks, kui kõik olid sunnitud tunnistama, et Mehmet Kušmanil on ikkagi õigus selle, siis teda hakati kutsuma ülikoolidesse keeleõpetajaks kuni Los Angelesini välja, aga tema on niisugune kohalik külamees, ta ei tahtnud minna, nii et ta töötab, ta on praegu 86-aastane ja ta töötab ikka seal, ta on ikka selle platsi valvurina ja giidina ka. Nii et meil oli, näete, siin teda näete, ta seletab kõikidele, kes tahavad, seletab urartu kiilkirja ja tõlgib neid tekste seal. Nii et meil õnnestus ka temaga tutvuda, tema juttu kuulata, türgikeelset juttu. Meil oli kaasas, nagu ma ütlesin, Eesti-poolseks giidiks oli Hille, kes oskab perfektselt türgi keelt, nii et kes tõlgib väga hästi, jooksvalt tõlgib türgi keelt ja me saime, ja meil oli see privileeg, et me ei pidanud mitte läbi inglise keele seda kuulama, vaid otse tõlkes türgi keelest eesti keelde. Nii et meil oli õnn näha ja kuulata seda meest, keda paljud maailma ülikoolid tahaksid enda juurde kutsuda, et teda kuulata, aga nad ei saa kuulata, meie saime kuulata tema juttu. Niimoodi. Ja nagu ma ütlesin, seal urartus oli niisugune polüteism, nagu tol ajal mujalgi Mesopotaamias. Paljud jumalad olid seal naaberrahvastelt laenatud või naaberrahvaste usund oli mõjutanud urartu usundit. Mida veel teatakse selle kohta on see, et urartu usund olevat religioosses mõttes olnud üsna tolerantne. Üsna tolerantne, nagu polüteistlikud usundid tihti on. Ja veel, sellel Mehmet Kušmani tööde põhjal on mõned Türgi urartoloogid, kes on nüüd edasi läinud urartu keele uurimisel, leidnud, üldiselt teda peetakse peaaegu niisuguseks isoleeritud keeleks. Vist hurru keel, mis on seal kandis ka umbes samaaegselt või natuke varem, seda peetakse urartu keele sugulaskeeleks, aga nüüd on tema tõlgenduste põhjal vähemalt oletatud. Ma ei oska hinnata, kui tõenäoliselt, kui tõsiselt seda võetakse, aga et urartu keel on sugulaskeel tšetšeeni keelega, tšetšeeni ja inguši keelega. Kas see on õige või mitte, selleks otsustamiseks peaks vist parem spetsialist olema.
niimoodi, aga nüüd läheme edasi järgmisesse ajaliselt. Järgmine koht, see oli nüüd, Urartu oli 9. kuni 6. sajani enne meie aja arvamist. Kui ma räägin mittekristlikest religioonidest, siis ma kasutan seda enne meie arvamist. Kui me jõuame kristluse juurde, siis ma kasutan enne või pärast kristlust. Lihtsalt, et kontekstid on erinevad. Niimoodi, järgmine oli Nemruti mägi. Nemruti mägi, mul kaarti ei ole siin. No jah, Nemruti jägi meil jäi meile ka ette õnneks. See on Tauruse mägedes või Antitauruse mägedes. Ta on merepinnast üle 2 kilomeetri kõrge. Ta tipp, no see ei ole teab mis väga kõrge, see ei ole niisugune alpinistide mägi. Aga ikkagi õnneks selle mäe jalamilt, kuhu saab sõita bussiga või autoga, sinna päris tippu, peaaegu tippu välja on tunduvalt vähem. Nii et nagu ma ütlesin, et sinna peaaegu tipuni selles mõttes, et selle mäe tipp tavaliselt päris tippu ei minda. Päris tippu ei minda, ei ole isegi päris kindel, et see tipp seal mäel on looduslik, võib-olla see päris tipp on hoopis ühe kuniga poolt lastud sinna üles ehitada. Et see on hoopis teistsugust materjalist, see päris tipp seal niisugune väiksematest kividest kokku kantud. Nüüd minulgi õnnestus lõpuks suure pingutusega sinna üles ronida. See on üsna niimoodi järsk mägi sinna peaaegu tippu ja minul võttis ta igatahes keelevesti peale see üles ja see läks üle kivide ja kändude tihti puhates, aga üldse, miks peaks sinna mäe otsa ronima inimene, kellel ei ole seda kutsumust olla alpinist? Miks on vaja üldse sinna üles ronida? Esiteks, sellel mäe otsast on tõepoolest võrratu vaade ümbruskonnale. Ta on ümbruskonnas, kui ma mälu mind ei peta, siis kõige kõrgem mägi, aga seal on suurepärane vaade sealt kogu ümbruskonnale kõikides suundades ja sealt näeb isegi veel seda kuulsat Atatürki nimelist veehoidlat, mille on Eufrati jõele tekitanud Atatürki nimeline tamm. Et sealt saab üks ilusa vaate. Aga teiseks selle mäkke ronimise põhjuseks on seal leiduvad imelised skulptuurid. Imelised nii ajaloolises mõttes, nii esteetilises mõttes kui ka usundiloolises mõttes imelised. Seal on, need on üsna suured, vähemalt algselt on olnud kuskil niisugused umbes 8 meetri kõrgused ja kuidas nad sinna üles on saadud? Praegu mõnikord sõidab sinna üles, kui seal on restaureeritud ja taastatud, siis ma olen fotodelt näinud, kuidas suur kraanaauto on sinna niimoodi üsna keerulisel moel üles saanud, aga sel ajal umbes 2000 aastat, natuke rohkem kui 2000 aastat tagasi, kuidas need kivid sinna üles saadi, seda ei oska öelda. See on Nemruti mägi esimesel pilgul. Siin on olnud istuvad kivikujud, need pead siin all. Need on tegelikult kunagi olnud siin istujate kaela otsas, aga ajaloo jooksul on nad sealt alla kukkunud. Siin on nad juba ilusti taastatud ja ritta pandud. Kas on seal inimtegevuse tõttu, et nad on alla kukutatud sealt? Need on mingisugused ikonoklastilised tegelased on nende vastu võidelnud. Või teine võimalus on see, et maavärinaid. Seal kandis on aeg-ajalt maavärinaid, üsna hullusid maavärinaid. Ei oska öelda, aga niimoodi näeb see peaaegu tipp välja.
see, kes lasi selle üldse ehitada, see oli Kommageene kuningas Antiochos esimene ehk kreekakeelse teksti järgi Antiochos, Hoteos, Dikaios, Epiphanes, Philoromaios, Phil-Ellen. Maakeeles siis Antiochos, õiglane ja väljapaistev Jumal, roomlaste ja kreeklaste sõber. See on niisugune tiitel, selle mehe tiitel, nii on ta ennast defineerinud, see, kes lasi selle niisuguse suure kompleksi sinna mäe otsa ehitada. See Kommageene oli üks niisugune hellenistlik kuningriik siin Lähis-Idas, Türgi lõunaaladel Kommageene kuningriik, no põhiliselt oli ta esimesel sajandil, natuke varem ka esimesel sajandil, 163 enne meie aega kuni 72 meie ajaarvamise järgi oli see Kommageene kuningriik. See oli niisugune tükk, mis oli iseseisev või õigemini pool iseseisev riik, mis oli siin hellenismi ajal ja seleukiidide ajal ja Iraanis olnud impeeriumide ajal tekkinud sinna lääne ja ida vahele. Hiljem jõudsid ka roomlased siia ja nagu me nägime, see tiitel oli, et ta oli nii põhja pool olevate roomlaste sõber kui ka helleenide sõber ja veelgi rohkem selles tiitlis see ei kajastu, aga nendes kujudes, mis seal on, kajastub üsna hästi, et ta oli ka iraanlaste või partlaste sõber. No, see on paratamatu niimoodi puhverriik, mis on suurte riikide vahel, ta peab olema kõikidega sõber, et ellu jääda. Ja see, et ta oli kõikidega sõber, enne ma veel näitan, ma proovin, kas ma saan kätte selle ühe lühikese video. See päris tipp, kuhu ei minda tavaliselt ja tal on kahel pool on niisugused suured platvormid, kus on need kujud, suured istuvad kujud, kelle pead on otsast ära tulnud aja jooksul. Aga jah, see link, mis seal on, kes vaeva näeb, saab kergesti tegelikult selle lingi kaudu ise minna. See lühike video, mis te selle kaudu saate, see käib ümber selle mäe, see on niisugune joonistatud, konstrueeritud ja seal te näete, missugune see asi välja näeb. Tõenäoliselt selle mäe, selle kunstliku või oletatavasti kunstliku tipu sees, mis on väiksematest kividest, mis on kõrgem nendest kivikujudest, oletatavasti seal on selle kuninga haud. Selle kuninga haud ja niimoodi ja siin on veel mõned, üks pilt nendest kivikujudest. Nagu ma ütlesin, see impeerium vaatas nii lääne poole, tähendab, ta oli kreekakeelselt hellenistlik ja teiselt poolt vaatas ta Iraani poole, see kuningas Antiochos esimene. Ise väitis, et tal on esivanemad nii ühel pool kui ka teisel pool. Tollaste hellenistlike, sealtkandi hellenistlike kuningate kombel ütles ta, et tema esivanemate hulgas on Aleksander Suur. Loomulikult, eks ole, peab olema, et kuningas olla peab ju olema see, et Aleksander peab keegi vanaisa olema. Aga teiselt poolt ta ütles, et ema kaudu on ta jällegi Iraani šahhide järeltulija. Ja et ta on nagu tõsi, need Iraani šahhid olid, kellele ta viitsis, need olid ikka mitu sajandit, need olid veel enne Aleksandri aega olnud, nii et kas need seosed Iraani valitsejatega olid tal
sama tõsised kui Aleksandriga, kui Kreeka valitsejatega. Seda vist arvatakse, et tegelikult Iraaniga tal olid paremad sidemed. Me räägime Kommageenest ja sellest Nimruti mäest. Nemruti mäest, kuhu mul õnnestus ka ronida, vaatamata kõigele. Nii, ja seal on mäe otsas on niisugused kujud. See on, nagu ma siin vihjasin ka, selle kuningas Antiochose haud. Ta pretendeerib olema haud ja võimalik, et selles ülemises tipus see sees on, aga sinna ei ole õnnestunud tungida. Ja samal ajal ta on tegelikult niisugune pühamuga, kus käidi palvetamas või vähemalt kuningas, kui ta selle asja lasi rajada, lootis, et järgmised põlved pärast tema surma käivad seal pühi talitusi sooritamas. Kas nad tegelikult käisid, seda ei oska öelda, aga see oli niisugune pühalik koht. Ja nagu ma ütlesin, seal on püütud võib-olla isegi päris efektiivselt sünteesida nii Kreeka hellenistlik jumalate pilt kui ka Iraani jumalapilt. Seal on need kujud, seal on kolm või 4 Kommageene jumalat. Näiteks ühe nimi on Zeus Oromastes, Kreeka Zeus Oromastes, Iraani, Ahura Mazda. See tähendab, et kõik need jumalad kannavad nagu 2 nime, Kreeka pärast nime, need on ja Iraani pärast nime. See tähendab 2, neil on kõik hellenistlike jumalate omadused ja kõik Iraani jumalate omadused, neil on palju omadusi seetõttu. Aga veelgi rohkem nende kujude seas on lisaks nendele olulistele Kommageene jumalatele on ka kuningapea ja kuningakuju olemas. Sama suur kui jumalatel. See tähendab, et ta on nende naaber. Ta on üks nende hulgast. Ta on nagu see tiitel, mis ta endale võttis. Siin on ka ju, ta ise ütleb, et ta on jumal. Mitte tavaline, ta on õiglane jumal isegi. Ja väljapaistev jumal. Nii et kuningas on, tõsi, ega ta ei ole esimene kuningas, kes on ennast jumalaks defineerinud, aga see arusaam, et kuningas võib jumal olla, seda saab üldistada, et inimene võib jumal olla. See on omal moel üsna oluline religioonilooline saavutus, et inimene kuulutab ennast ka jumalikustub. Nagu mõtlesin, ta ei olnud esimene, aga ta oli üsna väljapaistev enese jumalikustaja. Ja mitte seal mäe otsas otseselt, aga mitte kaugel on üks teine tolle sama Antiochos esimese poolt rajatud linn või selle linna varemed, kus on niisugune kuju olemas. Siin on see kuningas ja siin on Herakles. Nad on kuningas tervitab Heraklest nagu lihtsalt tuttavat või sõpra või naabrit. Et see on mõnes mõttes niisugune näide, et inimese jumalikustamise religioosne idee üsna minu jaoks igatahes üsna huvitav nähtus seal kandis. Nii, nüüd me oleme umbes pool reisi läbi käinud. Edasi tuleks nüüd kronoloogiliselt, see on kuskil umbes 2000 aastat tagasi. Võib-olla natuke rohkem, ta suri vist ära kusagil, ta kuningas Antiochos suri ära umbes 30-31 aastat enne Kristust. Ja nüüd, kui me kronoloogiliselt edasi läheme, siis me peamegi jõudma ristiusu juurde sealkandis. Meil on varasemates loengutes juttu olnud Süüria Kristusest. See keeleline, aga ka üldiselt kultuuriline üleminek algkristlikult koguduselt, juudi kristlikult koguduselt, kus
tarbekeeleks oli araami keel. See üleminek Süüria kristlusesse, mis tol ajal ta ei kandnud veel Süüria nime, ta oli ka araami. Seal ei olnud keelelist tõlget tarvis. Kreekakeelsesse maailma oli vaja tõlkida araami keelest ja osaliselt heebrea keelest kreeka keelde ja see oli ka kultuuriline hüpe teatud mõttes ja religioosne hüpe. Aga Jeruusalemma algkoguduse juurest üleminek Lähis-Idas olnud araami kultuuri, araamite maailma, araamite keelemaailma, see ei olnud raske hüpe ja kuigi nendest araami kristlastest esimestest sajandist teatakse suhteliselt vähe, aga see üleminek ilmselt ikkagi toimus juba esimese sajandi jooksul, vähemalt kristlus jõudis üsna edukalt araamite maailma. Ja nii kujunes, nii võiks öelda, et Süüria kristlus, siin ma pean silmas süüriakeelset kristlust, Süüria kristlus on peaaegu sama vana kui juudi kristlus. Natukene võib-olla, aga mitte palju noorem. Ja selle Süüria kristluse jäljed on Ida-Türgis, vähemalt teatud piirkonnas, üsna nähtavad. Veel üsna nähtavad, vaatamata kõigile. Ja see piirkond, kus ta kõige nähtavam on see piirkond, millest meil varasemates loengutes on ka juttu olnud, Tur Abdini piirkond. Tur Abdini piirkond, Tur Abdin tähendab araami keeles sulase või orja mäge. Ja me viibisime seal piirkonnas üsna kaua. Tur Abdin, see on see suur kaart, sellel, nagu ma näitasin siin, ta on siin nurgas. Võrreldes terve Türgiga ta on näpu otsa suurune, aga tegelikult mitte eriti väike. See Süüria kristlus on varem ka olnud siin Diyarbakiri kandis ja Edessa kandis ja seal on ta Diyarbakiris ma käisin ühes Süüria kirikus, see on Kaldea katoliku kirikus, ta oli seal kesklinnas olemas. Ja San Jurfas peaks ka veel midagi olema, aga see põhiline, see süürialikkus säilis kõige kauem ja ta jäljed on siiani tegelikult olemas. Nii, see on nüüd natuke lähem kaart sellest Tur Abdinist. Tur Abdin võiks olla kogu see piirkond, siin need punased ristid näitavad, tumepunased, vist kastani värvi punased võiks öelda. Need on need siiamaani tegutsevad kloostrid selles piirkonnas. Ja need niisugused oranžikad, need on kunagised kloostrid, milles on kloostri varemeid järgi. Tegelikult pärimus ütleb, et seal oli enne esimest maailmasõda, oli selles Tur Abdini piirkonnas oli üle 70 kloostri ja süürlaste linna ja suurema küla. Praegu neid on raske kokku lugeda, sest siin need punased, need on Süüria ortodoksse kiriku kloostrid. Terves selles Tur Abdinis on ajalooliselt vähemalt olnud esindatud ja mingil määral praeguseni kõik erinevad Süüria kristlaste kirikud. Need on põhimõtteliselt, ma tuletan meelde, on 4 tükki on miafüsiitlik Süüria ortodoksne kirik. See on tegelikult selles piirkonnas vist kõige suurem. Siis on olemas nestoriaanlik Hommikumaa kirik, kohe ta on ametliku nimetusega Hommikumaa püha apostolik katoliiklik Assüüria kirik. Ta ei ole katoliku kirik selles tavalises mõttes, aga see on enesemääratlus, see on seal kunagi olnud osa kloostreid, isegi 1500 aastat tagasi, 1000 aastat tagasi olid see on see nestoriaanlik kirik. Ja siis on nendest mõlematest kirikust on idakatoliku kiriku variandid, need on ka mingil määral olemas. Ma tean, et seal on vähemalt üks Süüria katoliku kiriku klooster, mida praegu taastatakse, mis vist täisjõuga ei ole veel päris käima läinud, aga liigub selles suunas. Aga seda siin kaarti peal ei ole. Nii et hinnanguliselt ligi 10 kloostrit on tõsi. Need kloostrid, need on üsna väikesed. Kui seal on 3 munka, siis on üsna hästi. Seal on ka kloostrid, kus on 2 munka ainult. Ja on külasid olemas, Süüria kristlaste külasid.
aga nad kunagi oli see, enne esimest maailmasõda oli see Turrabtini piirkond ikkagi domineerivalt Süüria kristlaste piirkond. Enne sõda, just esimest maailmasõda, seal terves Osmani riigis oli hinnanguliselt kuskil 600 000 süürlasest kristlast. Tänapäeval, ma ei tea, kui palju on, terves Türgi Vabariigis vast on paarkümmend tuhat, aga enamus neist elab igaks juhuks Istanbulis. Siin selles Turrabtini piirkonnas on hinnanguliselt kuskil 4-5 tuhat kristlast, süürlasest kristlast. Peale selle on olemas veel mingi näpuotsatäis armeenlased kristlasi ka. Nendest linnadest, kus ma varsti räägin, olid ka Armeenia kirikud veel tegutsevad. Aga neid, siis kui toimus armeenlaste genotsiid, siis toimus tegelikult ka süürlaste genotsiid, millest räägitakse paraku vähe veel. Aga ma loodan, et me tulevikus jõuame neid genotsiidi asju ka veel siin majas arutada. Üsna suur osa nendest süürlastest, kes järgi olid jäänud, need lahkusid Türgist 60., 70., 80. aastatel ja neil on olemas oma kirikud, oma kloostridki lausa Saksamaal, Rootsis, Austraalias, Ameerikas. Nad on, ma ei julgeks seda tõsikindlalt väita, aga võib-olla ei ole väga vale öelda, et enamus süürlasi tänapäeval elavad Saksamaal ja Rootsis ja mujal maailmas. Aga nagu ma ütlesin, neid on veel 4-5 tuhat sinna Turrabtini aladele jäänud. Turrabtini süürlaste pealinn on Midyat, Midyati linn. See oli kunagi vist, kunagi oli ta kindel elanikkonna enamus olid süürlased, seal oli isegi kas 60. 70. aastatel oli isegi linnapea, oli Süüria kristlane, aga aja jooksul tuli türklasi ja kurde oluliselt juurde ja Süüria kristlasi lahkus. See linn iseenesest on niisugune natuke suurem kui Tartu linn, kuskil 120 000 inimest. Midyat on niisugune linn, kui te tahate Turrabtinis käia, siis kindlasti tuleb Midyati minna, sest seal, kui te seal kesklinna tänavatel käite, siis te tunnete ära, et seal on midagi süürialikku on veel alles. Ja kui te lähed seal on üks kunagise jõuka süürlase maja niimoodi hästi kõrgel künka otsast, kust võib näha ümbruskonda ja siis te võite seal näha, et tegelikult ristiga kirikutorne on vähemalt sama palju kui minarette. Niimoodi, aga nagu ma ütlesin, seal kesklinna tänavatel käies te võite tunda, et see ei ole tüüpiline islami linn. Mis on need märgid, et ei ole tüüpiline islami linn? Esiteks, kesklinnas on nagu kirjusid koeri veinikauplused. See Midyat on üldse, Midyati ümbrus on niimoodi kõige olulisem. Süüria kristlased on alati veini teinud. Nad ise ütlevad, me oleme 6000 aastat järjest veini teinud, me oleme maailma kõige vanemad. On teisi rahvad, kes ütlevad, me oleme ka kõige vanemad maailmas. Aga seal on Süürias Midyatis on veinikauplus, ma käisin baaris, ma vestlesin seal nende müüjatega ja uurisin, mis veine nad teevad ja nad andsid maitsta väikeste topsikutega ja siis ma loomulikult oma veinikaupmeest poja jaoks tõin kaasa mõned näidised. Et ma küll kardan, et ta ei hakka sealt tellima, aga tore oleks, kui ta sealt telliks ka neid Süüria kristlaste veine ja sellega toetaks Süüria kristlasi. Aga põhiliselt nad ise on need veinitarbijad seal ja seal on mitmed, vähemalt Turrabtini mõõtmetes, niisugused suuremad veinitootjad, ka kloostrid toodavad meid, mõned kloostrid vähemalt. Ja maitse poolest nad peaksid sobima eurooplastele, aga niimoodi. Ja teine asi, mis seal ka kohe Midyati kesklinna peatänavatel viitab süürlastele, Süüria kristlastele, on juveelikauplused.
juveelikunst, eriti hõbedakunst on vana sealkandi süürlaste ja armeenlaste kunst. Ja see mingil moel elab edasi, tõsi, seal on hästi palju juveelikaupluseid Midjatis ja me kohe jõuame Mardini teise Turabtini linna, seal samuti on niimoodi, et 50 meetri peal on 30 juveelikauplust üksteise kõrval. Joosep tegi kindlaks, et enamus neist müüvad samu asju, aga mõned on erinevad. Ma tahtsin oma abikaasale Annikele osta Lääne-Süüria risti. Lääne-Süüria rist on natuke teistsuguse kujuga kui teised ristid. Siin on see üks tüüpiline näide. Lääne-Süüria ristil on, risti otstes on pungad. See on teoloogiliselt selge mõte, mida see näitab, eks ole. Rist on lähtekoht, kust uued taimed välja kasvavad. Ja ma tahtsin talle seda viia, läksin esimeste suurde juveelikauplusesse, küsisin seal müüja käest, et Süüria risti, kui ta kuulis seda seletust, läks ta näost oli näha, et ta ei taha muga mitte midagi teha. Moslem, nende poes ei olnud. Ma vaatasin veel mitu poodi läbi, seal olid moslemid, aga siis tuli üks kauplus, kus müüja ütles, jaa, meil on neid hästi palju, võttis välja suure kasti, tal oli igasuguse kujundusega neid hõbedast Lääne-Süüria riste, see oli Süüria ortodoksne kristlane ja samamoodi sellest Mardinist, kuhu me edasi jõuame, seal on ka juveelikauplused, enamus on seal moslemite omad, aga nende vahel on kristlaste kauplused ja näoilme järgi saab ära otsustada, kui küsida risti, kelle kauplus see on. Nii, see on tehtud, ma rääkisin, et ühe kõrge hoone katused, siin on need mõlemad, need tornid peaksid olema kirikutornid. Selle puhul on see selgesti näha, et siin on rist ja siin on kiriku kell. Et seal on mingi kristlaste jälg olemas. Midjati lähedal on Mor Gabrieli klooster. Mor Gabrieli klooster, see on vana klooster, ta on üle 1500 aasta vana. Seal on minu teada 3-4 munka elab, mõned nunnad ja siis seal ta on niisugune oluline hariduskeskus. Seal õpib 20-30 noormeest. Nad on niisugused ma detaile ei tea, ta on kuidagi seotud ametliku Türgi haridusega, et nad õpivad üldiselt kohalikus keskkoolis, aga osa õpet toimub neil seal kloostris, nad õpivad seal Süüria keelt, Süüria kristlusega seotud traditsioone ja nii edasi ja mul õnnestus seal me olime, seal on päevane, seal kloostris on olemas tunnipalved, eks ole, nagu ikka kloostrites. Ja meie giid, meie Türgi giid, kes tegelikult oli rahvuselt Tšerkess hoopis, püüdis leida võimalust, et me saaksime sinna tunnipalvused minema ja üldiselt nad ei lase turiste sinna. Turistid aetakse kirikust välja selle paluseks, aga kui giid rääkis neile, et meil on üks luterlik teoloogia professor siin kaasas, siis nad, Süüria munk, kes pidas, ja üks diakon, kes seal meiega asju ajas, nad muutsid meelt ja meil tehti erand, me saime tunnipalvusest osa saada ja niimoodi. See klooster on ülioluline tegelikult selle sealkandis Süüria keele ja traditsiooni säilitamiseks. Muidugi need teised kloostrid, mida seal on umbes 7-8, need on samuti olulised, aga see on hariduslikult oluline. Nii, läheme edasi. Ja see on veel sellest kloostrist üks foto. Nii, edasi Mardini linn. Ma pean natuke tagasi minema selle kaarti juurde. Mardin on siin, see linn siin. Ta on, mõned ütlevad, et ta tegelikult ei kuulu Tur-Abdiini, ta jääb sellest välja, et Tur-Abdiin on siin, aga teised ütlevad, et ta on ikkagi Tur-Abdiini läänealal, ta kuulub ja ei kuulu sellesse Süüria piirkonda. Ta kuulub sellepärast, et seal on ka kõiki neid Süüria kirikuid.
katoliku kiriku, Süüria katoliku kirikut ja kirik on seal olemas ja vähemalt 2 Kaldea katoliku kirikut, ta on linnana on umbes sama suur kui Midyat, võib-olla 10 000 inimest rohkem, 130 000 inimest on seal olemas. Vanasti oli seal palju süürlasi ja palju armeenlasi, aga nende saatus oli kurb ja neid seal ei ole. Ja tegelikult Mardini ja Midyati lood on pikas mastaabis, nende ajalood on mõnevõrra erinevad. See Mardini piirkond, kui roomlased ja pärslased sõdisid, siis see rindejoon läks või piir läks tihti siit nende 2 linna vahelt. Ja teine asi, mis on Mardini mõjutanud, seal on palju araablasi tunduvalt rohkem ja väidetavalt on Mardini süürlased läinud kas araabia või türgi keele peale. Minu kogemus on, et Midjatis nad on jäänud süüriakeelseteks. Ja niimoodi ja siis Mardini lähedal paar kilomeetrit eemal on teine väga oluline klooster, Safrani klooster. Tal on pikem nimi olemas, ta on Mor-Hananio klooster, aga tavaliselt tuntakse seda Safrani kloostrina, sest ta eksistents on läbi sajandite seotud olnud safrani kasvatamiseks, safrani kaubandusega. Ta oli väga pikka aega, ta oli 12. sajandist kuni aastani 1932 oli Süüria ortodokse kiriku patriarhi klooster, patriarh elas seal. Mõnikord neid tapeti ja mõnikord ei tapetud ja mõnikord nad olid edukad, mõnikord mitte. Nüüd on see patriarh elab juba 1932. aastast alates Damaskuses. Enne kui me Tur-Abdinist ära läheme, ma nimetan veel ühte linna, mida me väga lähedalt ei külastanud, aga me sõitsime sealt läbi. See linn on Nisibis või Nusaybin. Nusaybin, ma vaatan selle kaardi peal uuesti. Nusaybin, Nisibis, vana nimega Nisibis, tänapäeva türgi nimedega Nusaybin, see on siin piiri peal. Piiri peal on see linn ja seal praktiliselt enam ei ole kristlasi. Praktiliselt ei ole, sest et 2 sõja vahel prantslased rajasid siia Süüria alale, talle nii-öelda naaberlinna, nad on praktiliselt puutuvad kokku. Sellest oli meil kunagi juttu, kas on see Al-Kamishli linn, mis prantslased andsid sellele väga palju õigusi, nii et siin Nisibise kandis ja mujal siin kandis elanud kristlased läksid väga palju sinna Al-Kamishlisse ja mitte ainult kristlased, vaid ka juudid, sest seal oli palju lihtsam oma asjadega tegeleda. Aga nagu ma ütlesin, me sõitsime sealt läbi, me olime umbes 100 meetri kaugusel Süüria piirist seal, aga lähemale ka ei läinud. Nii, veel kristlastest. Süürialased ei ole ainsad ainus autoktoonne kohalik kristlik rahvas, on ka teine Türgis olemas, teine autoktoonne kristlik rahvas, need on armeenlased. Kuidas nad seal on, mis mõttes nad on autoktoonsed? See on vana, enne esimest maailmasõda, need on Türgi provintse nimetatakse või nimetati vilajettideks ja see punased siin on need vilajetid, kus elanikkonnast kõige suurema osa moodustasid enne esimest maailmasõda armeenlased. See oli see Armeenia piirkond. Loomulikult 1915 tehti see täiesti tühjaks, peaaegu tühjaks armeenlastest. Siin on ka veel üks kaart, mis näitab ka enne sõda, kui palju see punane, see helepunane, see on armeenlaste osakaal. Siin roheline türklased ja sinine kurdid, nagu te näete, siin vähemalt 6 vilajetis on kõige suurem osa armeenlasi või võrdne siis teistega ja siin 2 äärmist, see on Aleppo ja Trabzoni piirkond, kus armeenlasi oli ka palju, aga mitte nii suur osakaal. See oli
vanasti ja see, miks ta oli, seal oli palju armeenlasi, tegelikult see oli armeenlaste kodumaa. See on 10. sajandil Armeenia kuningriik või õigemini Armeenia kuningriikide niisugune föderatsioon. See on mitu erinevat kuningriiki, aga kõige tähtsam oli see Bagratiidide kuningriik, mis neid kokku hoidis ja siin on, nagu te näete, Ani oli ka seal. Ani juurde me kohe tulemegi, me pole veel rääkinud sellest. See on vana, nii et see Ida-Türgi on suuresti tegelikult vana Armeenia. Ja armeenlased, neid on kuskil 40-50 000 tänapäeva Türgis veel järgi, et enamus elab Istanbulis, sest Istanbulis siis, kui see Armeenia genotsiid oli, siis Istanbuli tabas see kõige vähem. Maakohtades tehti ikka puhas töö, Istanbulis päris mitte. Neid oli Osmani impeeriumis kuskil 2 miljonit, tänapäeval, nagu ma ütlesin, 40-50 000 ja need armeenlased, kes seal tänapäevalgi elavad, ei keelduvad olemast Armeenia diasporaa, nad on tegelikult oma kodumaal. Niimoodi. Armeenlaste osas me külastasime 2, tegelikult rohkem väikseid kirikuid ka mõnes kohas, aga 2 väga olulist kohta Armeenia ajaloos. Üks on seesama Ani, see vana pealinn, selle vana pealinna varemed, see on üsna suur niisugune arheoloogiline territoorium, kus on päris palju varemeid. Siin on üks niisugune tüüpiline foto sellest varemete väljast, aga nii palju võib öelda, et viimasel ajal on Türgi valitsus hakanud mõnevõrra finantseerima nende, mitte restaureerimist, aga nende säilitamist vähemalt, et nad ei laguneks. Siin on üks teine pilt sealt Taanist, seal on tõepoolest, see on suur territoorium, seda annab läbi jalutada. Ja seal on siin üks kirik ja seal üks kirik ja siis on seal mõned linnamüüritornid järgi jäänud ja mõni kirik on paremini. Ja siin on üks foto, mis näitab, mis tõestab, et ma ikkagi olin seal koha peal. Et ma olin seal koha peal, aga tegelikult palju huvitavam on siin see tagune. Siit näete, siin läheb üks jõgi ja siin on selle kiriku taga on org, kus jõgi läheb ja teisel pool jõge on tegelikult Armeenia Vabariik. Nii et see foto on Türgist ja Armeenia Vabariigist, siin vahel läheb piir. Nii et umbes 90% sellest Ani varemete väljast on Türgi all ja 10% sellest jääb Armeenia Vabariigi territooriumile. Seda Ani linna nimetati vanasti 1001 kiriku linnaks. Praegu vist on seal umbes 100 kohta leitud, kus on kirikute varemed või kabelite varemed või koobaskirikute kabelite varemed ja nõnda edasi, 100. Nii et see oli kunagi niisugune väga õitsev religioosses mõttes, kaubanduslikus mõttes, diplomaatia mõttes umbes 1000 aastat tagasi. Nii, aga teine koht, kus me käisime, on Ahtamari saar. Sellest vist on ka põgusalt olnud juttu mingites varasemates loengutes. Ahtamari saar on saar Vani järvel. Paar kilomeetrit rannast eemal, kui te sinna Vani järve äärde satute, seal regulaarselt käivad niisugused väiksed laevad, viivad huvilisi Ahtamari saarele, nii et sinna võib minna. Ja nii, see on nüüd see pilt, kaugelt tehtud pilt Ahtamari saarelt. Kui te hoolega vaatate, siin on üks kirik, tegelikult see on katedraal lausa. Katedraal, seal oli klooster vanasti, seal oli katedraal ja 12. sajandist kuni 19. sajandi lõpuni oli seal katedraalis ja kloostris oli Ahtamari katoolikos. Armeenia rahvuskirikul on üsna keeruline niisugune juhtimisstruktuur. Tänapäeval on seal eesotsas 2 katoolikust, kes on kõige kõrgemad kirikujuhid. Üks on Echmiadzini katoolikos ja teine on Kilikia katoolikos.
kes resideerib Liibanonis juba pikemat aega. Need on nagu kõrgemad juhid ja siis on olemas 2 patriarhi, kelle jurisdiktsioon on natuke väiksem, üks on Jeruusalemma patriarh, teine Istanbuli või Konstantinoopoli patriarh, aga katoolikused on kõige kõrgemad, aga 19. sajandi lõpuni oli ka veel 3. katoolikos olemas, Ecmedžin ja Kilikia kõrval, see oli see Ahtamari katoolikos. See, kuidas see niisugune veel tekkis, veel üks kõrgem vaimulik tekkis, see on pikk lugu, seda ma ei hakka siin praegu rääkima, võib-olla kui päriselt Türgi juurde jõuame, siis sellest rääkida, aga see katedraal hävitati ära, te võite ise arvata, aastal 1915. Need mungad tapeti seal ära ja katedraal rüüstati ära, ta oli maha jäetud varemetes kuni aastal 2005 Türgi valitsus pani sinna raha, et seda restaureerida. Noh, see restaureerimine läks suhteliselt kiiresti, aga selle kasutusele võtmine oli niisugune üle kivide ja kändude, sest alguses kuulutati, et see on muuseum. Risti ei pandud torni. Aga aja jooksul siiski Türgi valitsus sai aru, et võttekem on natukene järgi anda ja see tähendab seal vähemalt kord aastas peetakse Armeenia teenistust, sinna on rist pandud üles ka. Ma vaatan, siin on mõned, ja siin on üks foto sealt Saare mäe pealt ja siin on teine foto selle katedraali kohta. See on ilus ja väga huvitav. Kunstiajaloos tal on hästi palju igasuguseid müüris reljeefe, aga jällegi nende vaatlemine võtaks hästi pikalt aega. Ja see saar, inimesi seal ei ela. Aga kes seal elavad? Seal elavad jänesed ja kilpkonnad. See on see võidujooks, eks ole. Siin Joosepil õnnestus teha foto, kus on jänes peal ja kilpkond peal. See, et ta suutis teha foto, kus on mõlemad tegelased. Tõenäoliselt on see nende võidujooks seal. Te teate seda Aisopose lugu nende jooksust. Seal saab palju ruumi, seal saab arvutada seda. Nii, ja nüüd lähme jesiidide juurde. Jällegi, nendest tuleks pikalt rääkida, aga me käisime ühes jesiidide külas, sest seal on neid jesiide. Vanasti oli rohkem jesiide, praegu mõned arvavad, et neid on 500, teised ütlevad, et ei, neid on ligi 2000 kokku nende põgenikega, kes on Süüriast ja Iraagist tulnud jesiidid. Eesti keeles kasutatakse mõlemat, jesiidid ja jaziidid. Nii, see on see küla, mille nimi on Maaraköy. Minu kasutus olnud statistika järgi väidetavalt elab seal praegu 15–20 inimest. Kas nad on jesiidid või on nad sinna hiljem tulnud kurdid või on nad põgenikud jesiidid? Ma ei oska öelda, me mõnda aega olime selles külas ja põhiliselt me käisime jesiidide kalmistul. See on üks niisugune üsna tüüpiline hauamonument. See must siin. See on must madu, kes on jesiidide mütoloogias väga tähtis tegelane, positiivne tegelane, sest kui lühidalt öelda, siis neil on olemas ka oma lood Noa kohta, Noa laeva kohta ja Noa laev kuskil Iraagi koha peal riivas põhjaga kaljut ja tekkis auk sisse. Ja see must madu nägi seda, keeras ennast kerra ja läks tropiks sinna ette, päästes ära Noa laeva. Ja must madu on jesiidide jaoks niisugune kaitse ja nende hoidja. Aga sellest jesiidide teoloogia, neil on olemas kõrgem jumal ja siis on olemas 7 olulist inglit, kes hooldavad maailma. Kõige tähtsam on paabulinnu ingel. Ja 7 inglit, aga see paabulinnu ingli lood on niisugused, mida pahatahtlikud inimesed, pahatahtlikud moslemid või pahatahtlikud kristlased või mõistad, et on saatan tegelikult. Aga see asi on palju keerulisem ja komplitseeritum, see asi. See paabulinnu ingli ehk väljaspoolt nähtuna saatan lugu. Ma loodan, et kui me Türgi juurde päriselt jõuame, et siis saame natuke pikemalt, siis me võime seminari teha sellest. Kas
saatan on positiivne või negatiivne tegelane, vähemalt jesiidide jaoks. Siin on veel mõned pildid ja see oleks, nüüd peaks rääkima veel ka moslemitest, sest neid on kõige rohkem. Aga see moslemite asi on, me käisime ka mõningates mošeedes seal, aga ma neist siin midagi pikalt ei räägiks. Mis torkas silma see, et Türgis on üsna palju suhteliselt uusi mošeesid, ilmselt viimastel aastakümnetel ehitatud. Et ühest küljest see praegune valitsus või viimase selle aastatuhande Türgi võimud on püüdnud laiendada islamit ja tugevdada. Aga teiselt poolt see Armeenia Ahtamari katedraali taastamine, mida mõned ütlevad, et kõik on mäng ainult, teised ütlevad, et midagi ikka tehakse sealt ära. Et need asjad on ja usuline tagakiusamine on ka mõnevõrra vähenenud viimast Erdoğani valitsemise ajal. Aga päris lõpetuseks nii palju, et meil õnnestus kohtuda ka 2 inimesega, kes peavad ennast luterlasteks, luterliku traditsiooni jätkajateks. Need on 2 venda, kes väidavad ennast olevat eestlased. Need on need viimased, seal on Karsi lähedal Armeenia piirist mitte kaugel, on küla, mis vanasti oli Eesti küla, kus hiilge ajal oli umbes 300, väidetavalt 300 eestlast. Praegu on seal 2 venda, kes ei räägi eesti keelt, kes ütlevad, et nende vanaema rääkis veel vabalt, sest tegelikult nad on kuskil umbes 50 või natuke üle 50, sel ajal, kui nad olid niisugused poisid 70. aastatel. Läks küla eestlastest tühjaks. Enamus neist läks Saksamaale töölisteks, nii nagu tol ajal türklasi läks hästi palju, nii need eestlased ka sealt läksid ära, nad rääkisid oma sugulastest, kes on kõik Saksamaale läinud ja need kaks eestlast seal nad rääkisid seda üsna suure kurbusega, et neil oli perekonnaarhiiv olemas, fotodega ja kõik, aga nad ütlesid, et üks Eesti diplomaat laenas nende käest seda. Ja see oli juba üle 20 aasta tagasi, laenas ja ei ole tagasi toonud. Ja kui see jutt nüüd õige on ja mul ei ole praegu põhjust kahelda, siis see on üsna moraalses mõttes üsna kurb lugu ja see ei aita tugevdada Eesti Vabariigi Välisministeeriumi renomeed, pigem vastupidi. Ma loodan, et lõpuks Välisministeerium siiski tagastab neile kuulunud dokumendid ja fotod. Nii, see on nüüd kõik, mis ma siin praegu jõuan öelda, sest aeg hakkab otsa saama. See on, ma tegin niisuguseid üksikuid lõike üksikutest kohtadest nende religioosses muutumise, ajalises muutumises. Et iseenesest, kui neid väga põhjalikult uurida ja koha peal käia, siis saaks ju selle ühe piirkonna põhjal kokku panna pildi, kuidas 12 000 aasta jooksul on religioossed olud muutunud. See on piisavalt pikk ja piisavalt vaheldusrikas. Ja tavaline kontseptsioon religiooni arengust on see, et polüteismist monoteismi. Võiks öelda, et kui seal, islam on rõhutatult mõnevõrra monoteistlikum võib-olla kui kristlus, või vähemalt moslemid ise väidavad seda. Aga kui me vaatame jasiide, siis tavaliselt jasiidi kohta öeldakse, et ta on monoteistlik. Aga kui vaadata seda jasiidide inglite rolli siin maailmas, siis ei pruugi selle arusaamaga nõustuda, et jesiidid on monoteistid. See võib natuke ka teisiti näha seda, aga see on juba nii suur probleem, et selle loengu viimase minuti jooksul ma ei saa seda lahendada. Nii et igatahes tänan teid ja kohtumiseni järgmine kord, kui me läheme edasi oma tavalise programmiga.